siin Levadia on palli mängu panemas, nüüd see juhtus ja nüüd siis loen ka Kuressaare koosseisu veel tervikuna ette. No oli küsimärk, et kas Sander Aleksliit täna alustab, kuna tema eelmises, vaatame selle rünnaku ära, Levadial on päris ohtlikult tulemas kasti ja juba teisel minutil skoor avatakse täpselt samamoodi nagu ka nende eelmises omavahelises mängus. Levadia läheb Kuressaare vastu juba teisel minutil juhtima ja Johan Jakovlev selle lööb. Esimene võimalus, mis avanes kohe, sahistati ära. Jakovlev lähedalt jala vastu pani ja hea eeltöö tuli paremalt äärelt. Sealt siis madal pall väravast läbi ja Jakovlev oli tagumise posti juurde jõudnud. Aga pakun, et läheb otse peale lööma Ainsalu ja Ainsalu lööb ja tõrjub esiposti juurest Kivila. 25. minutil lõi Vaprus ühe värava tagasi ja üleajal siis lõi 2-2 Viigi värava, 2-2 see Viik jäi. Vaatame siit Levadial väga hea võimalus jälle löögile minna ja läheb Musaba päris ohtlikult. Jääb sinna Jermatšenko pihta, läks see pall. Jakovlev läheb ise löögile. Nüüd saab Kuressaare lükata söötu, Jermatšenko läbi sööduüritus ja see oli Jakovlev on tulnud nüüd siia paremale poole. João Pedro väga peen tõste Kirsile, kes saab ka palli kätte ja Kivile korraks pudistas ja Musaba proovis seda ära kasutada. Aer. Sander tahab vasakuga, Rass pikendas peaga ja tuleb pealöök. Jakovlev mängis Mavretitšiga nurgalöögi lahti, Mavretitš kaugelt, ei lähe löögi, nüüd läheb lööma ja natuke jäi pehmeks ja Kivile. Musaba, Jakovlev värava ette ja seal Kivile sai käed vahele. Näitab, et kiirusega on ka tal kõik korras. Nüüd Valner päris riskantselt mängib sinna keskele palli ja Kuressaare Sander Tuusmännila on ja nüüd saab raamidele pihta, aga Heitor jälle peaga muidugi vahel. Jakovlev saab hoo üles võtta, läheb seal nagu postidest Kuressaare mängijatest mööda ja ohtlik pall värava eest läbi ja Kirs. João Pedro saabki palli. Kas annab kohe seal väravasöödu? Annab söödu Kirsile, Kirs lööb! Heitor viis pika palli Kirsi peale, Kirs Orreniga võitluses. Ja Kirs on kiirem kui Orren, Kirs läheb! Ja Orren suudab veel teda segada. Šening Larsen Aeru vastas, Šening Larsen ja tuli sinna Jermatšenko ka Aerule appi ja kahe peale suutsid blokeerida selle löögi. Nüüd läheb uus löök Mavretitšilt ja see oli nüüd hea löök. Tõrjus ära. Peetson ikka päris kõrgele tõuseb oma paremkaitsest ka. Jakovlev triibab samal ajal õigusest mööda, sõidab João Pedrole, kes keerutab ja väga hea tõrje Kivile. Levadial nurgalöök, Jakovlev mängis Mavretitšiga lahti selle. Välja João Pedrole, kes lööb kaugelt teravalt, kes välja võeti. Vaatame, nurgalöök tuleb ja kohe esimese puutega Roosnup just vaevalt jõudis putsa muruseks teha ja tuli siia väljakule ja esimene olukord, esimene nurgalöök ja esimene peapuude ja võrgus see pall on 72. minutil 2-0 Levadiale. Ja nüüd on Kuressaare keerulises seisus. Peab Kuressaare tegema seda, mida ja Kuressaare fännidelt nüüd selle mängu kõige valjem kaasaelamine. Laulavad seal Kuressaare poolt, aga tuleb Levadia rünnak ja Roosnup. Pole vahet, kas kaotada 0-2 või 0-3, proovib ühte ikkagi tagasi lüüa ja ei jõua Kivilele see pall. Levadia mehed on ikkagi kõrged ja klaarivad. Ja võib-olla Kuressaarel oli teada, et siit aeg saab kohe, see vile kõlab, et siit kontrata ei jõua enam.